No, õiguskantsleri poole on ka pöördutud lootuses, et näiteks Rail Balticu rajamist õnnestuks takistada tuginedes siis paragrahvile 5 või 53. Need on tõesti Eesti põhiseaduses isegi praegu veel päris eesrindlikud. Ja 92. aastal, kui need põhiseaduse eelnõusse kirja said ja rahvas nad rahvahääletusel vastu võttis, et eks siis seal oli ka fosforiidisõja taust ja tegelikult ju need tehaste korstnad, mis siin Eestis tossasid, muutsid mitmel pool inimeste elu kaunis võimatuks ja vähem on räägitud haigustest, mida inimesed said. Tšernobõli katastroof oli just olnud, meie järved ja merevesi olid ju tegelikult päris kehvas seisus, rääkimata sellest, et kuidas oli meil näiteks reovee äravool korraldatud, nii et tegelikult see, et meil sai põhiseadusesse nii paragrahvid 5 kui 53 kirja, on väga hea ja Euroopa riikide võrdluses tänagi päris eesrindlik ja selles vaimus on ka toimitud ja minu meelest oleme päris hästi tulnud toime. Nüüd, kas on võimalik tuginedes sellele, et Eesti loodusvarad ja ressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult ehk paragrahv 5 ja paragrahv 53, et igaüks on kohustatud hoidma elu- ja looduskeskkonda ja hüvitama sellele tekitatud kahju, et kas sealt saab välja lugeda, et näiteks ei tohi rajada üht või teist tuuleparki kuhugi merre või Rail Balticut või 4-realist maanteed või tselluloositehast või näiteks väga hea tehnoloogiaga kontrollitult väikesemahulist tuumajaama. Otse öeldes olen veendunud, ei saa. Need sätted on ikkagi mõeldud minu arvates poliitilistele otsuse tegijatele suuniseks, Eesti ühiskonnale suuniseks ja justkui teljeks, mille ümber arutada, kaaluda üht või teist plaani. Aga pelgalt nendele tuginedes öelda, et näiteks tuumaenergiat meil ei kasutata. Et vähemalt tänaste teadmiste pinnalt seda teha ei saa. Kui oleks selged faktid ja usutav teaduslik teadmine, et igal juhul see tuumajaam põhjustab meie looduskeskkonna ja meie inimeste hävingu, no siis loomulikult oleks vastus ei. Aga me räägime olukorrast, kus meil sellist teadmist kaugeltki ei ole. Nii et jah, see on väga hea küsimus. Need paragrahvid on olnud toeks paljudele, kes valutavad õigusega südant Eesti looduskeskkonna pärast, aga nendele tuginedes, pelgalt nendele tuginedes üht või teist projekti meie maja senises vaates ära jätta ei saa. Et jah, et siin on huvitav järjepidevus ja selle sama fosforiidi küsimusega, mis mõned aastad tagasi tuli uuesti üles, kus väideti, Anto Raukas väitis, et nüüd need 80. aasta hirmud enam paika ei pea, et nüüd on võimalik väga hästi kaevandada, tänapäeval tehnoloogia on arenenud, võime hakata tegelikult fosforiiti kaevandama. Ja siis on mõneti tuli esile see sama väga erinev suhtumine, mis 80-ndatel oli võib-olla väga teravalt, nõukogudelik selline plaanimajandus, majanduslik lähenemine, tootlikkus, tehas oli edasiminek ja teiselt poolt mõte looduskeskkonnas see, et Eestile see looduskeskkond on midagi, mida ei saa lihtsalt nagu kõrvalkuluna käsitada, vaid mis on tegelikult riigi ja rahvale kogu see maa ja see keskkond on midagi, mis ei ole nagu väga loovutatavat. Ja ma arvan, et tänapäeval samamoodi, et meie ei saa ainult sellises majanduslikus tulukuses tänase päeva käsitluses, kui palju dollareid see fosforiit maksab, see ei saa olla ainuke kaalutlus. Ja ma olen Üllega täitsa nõus, et ainuke kaalutlus ei saa ka olla lihtsalt see, et me ütleme, et see kuidagi riivab looduskeskkonda. Aga looduskeskkond, see üldine elukeskkond, see on midagi, mida peab kogu aeg selliste küsimuste puhul pidama meeles. Ja mõneti need paragrahvid, eks, nad ei panegi keeldu, midagi ei tohi teha, nagu seda sageli ekslikult esitatakse, selleks, et need paragrahvid võib-olla tühjaks teha, vaid nad panevad mõtlema, et meie jaoks, ja ma ütleks, et see on tähtis, et see on meie põhiseadus, ma arvan, et meie põhiseadus väljendab mõneti sellise väikerahva teataval määral eripära, mis on see, et me ei saa lubada endale selliseid suuri ökokatastroofe. See ei ole meile midagi, mida me saame lihtsalt ära kannatada, või mis võivad osutuda eksistentsiaalseks. Ja sellisel juhul me peame pidama selliseid asju silmas, mida võib-olla teised suurriigid ei olegi osanud nii tähtsaks pidada. Need paragrahvid on välja kasvanud meie eripärasest ajaloost.
jah, ja paragrahv 5 asub ju põhiseaduse üldsätetes, mida saab muuta ainult rahvahääletusel. nii et ükski arengukava, seaduseelnõu, mitte mingisugune investeerimisplaan ei saa sisaldada näiteks seda, et erastame kõik järved või et kuna see on kasulik, siis kaevandame Eesti maavaradest päris tühjaks või müüme kogu oma liiva maha. Et seda ei saa teha. Ja näiteks, kui tõesti peaks jõutama tuumajaamani, siis kindlasti avalikkusel on ka nendele põhiseaduse paragrahvidele tuginedes, ja ma loodan, et seda sama teeb ka Riigikogu, õigus küsida usutavat selgitust, et see tehnoloogia, mida kasutatakse, see kasu, mida saadakse ja see kahju, mis paratamatult tekib, et see balanss on põhiseadusega kooskõlas Eesti rahva huvides ja et looduskatastroofi ei teki. Ja vot selle ehituskvaliteedi koha peal minul on kõige teravamad küsimused. Et kuidas kinnitada, et tõepoolest näiteks see tuumajaam suudetakse ehitada nii, et ei ole põhjust karta suurt ja hävitavat looduskatastroofi. Aga jah, nagu öeldud, et siis ainus argument, mis absoluutselt välistaks isegi sellise mõtte, et nii see ei ole. Ja sama käib Rail Balticu ja paljude teiste kohta, mis puudutab metsa, mis on minule vägagi arusaadavalt emotsionaalselt väga valus, väga kaalukas teema, minu jaoks on ka. Siis eks loomulikult tselluloositehase puhul tuleb arvestada nii liikluskoormust, mis paratamatult lõhub teid, kellegi aia tagant läheb siis see sõit läbi, kui sul maanteed on nagu on, eks ole, siis need, kes peavad seal sõiduautoga liiklema ja siis peavad tegema ohtlikke möödasõite, eks küllap inimesed mõtlevad ka kõige selle peale. Ja tulebki mõelda. Aga see ei ole paragrahv 5 ega 53. Küll aga sinna alla võib mahtuda küsimus sellest, et kas äkki tekib kohutav äriline surve raiduda Eesti tühjaks. Ja seda küsimust tuleb kindlasti esitada ja kui see on nii, et see paratamatult osutub tasuvaks ainult siis, kui mets sisuliselt hävitatakse, siis tõenäoliselt võib ka tulla tuginemine paragrahvile 5 ja 53 kõne alla. Aga jällegi see on meie põhiseaduse tugevus ja ilu, et ta suunabki niimoodi põhjalikult läbimõeldult argumenteerima ja läbi mõtlema, kuidas täna ja tulevikus tehtavad suured investeeringud mõjutavad meie looduskeskkonda. Ja veel kord, paragrahv 5 on meil üldsätted. See on ainult rahvahääletusel muudetav. See on selle tähtsusjärgu küsimus.